Jah, täna tulen Tallinnast, aga käime asutajatega üsna sageli ka Jõhvis ja tegelikult meie kool isegi täna esimesel õppeaastal toimub Sillamäel, sealses kutseõppekeskuses, aga järgmiseks siis septembriks, kui algab järgmine kooliaasta, siis loodame ka oma koolimaja Jõhvis avada. Nii et nagu ilmselt olete kuulnud, siis koroona on ehituses väga paljusid aspekte mõjutanud ja nii ka meid. Aga räägin siis täna natukene siis talentide teemast, et esiteks, miks me selle projektini üldse jõudsime, kuidas me mõtleme ja võib-olla äkki saate siit mingeid mõtteid ja õppetunde ka endale, et mida oma ettevõtetes või siis ka töötajate valikul või ka võib-olla ka meiega kooliga koostööd tehes kuidagi saaks rakendada. See graafik näitab tegelikult, et tehnoloogiasektor ja üldse siis ka startupid seal hulgas on väga kiiresti kasvanud ja iduettevõtete kasv on olnud viimase 5 aasta jooksul keskmiselt 30% aastas ja hetkel tundub, et see kasv võiks ainult kiireneda ja rääkides ka erinevate muude ettevõtjatega, siis väga paljud ütlevad seda, et ettevõtted peavadki muutuma tehnoloogia ettevõteteks, ehk kui 10 aasta pärast sa ei ole tehnoloogia ettevõte, siis on väga suur küsimus, kas sa üldse eksisteerid. Et lihtsalt nii paljudesse protsessidesse tuleb tehnoloogia sisse, et kui sa jääd mingit asju puhtalt ainult käsitööna tegema, kas sa üldse oled konkurentsivõimeline, et see on see küsimus. Ja siit omakorda siis, et kui nii suur vajadus on selle digitaliseerimise tehnoloogia sissetoomise osas, kust me neid inimesi leiame. Et turul on väga suur puudujääk, võin seda öelda nii Bolti seisukohast kui paljude teiste ettevõtetega rääkides, et meil on erinevate uuringute järgi puudu 5000 kuni 8000 siis IT-spetsialisti või tarkvaraarendajat, et see on Eesti kontekstis päris korralik number. See suurusjärk üldse on seal üle 20, 20, 25 000, kes selles sektoris täna toimetab. Nii et see puudujääk tundub, et on päris korralik, selline 25–30%. Ja kuidas seda siis võiks lahendada? Et kelle mure see üldse on? Et kas me ütleme valitsusele, poliitikutele, et te peaks midagi tegema? Kas see on ülikoolid ja koolid? Kindlasti neil on oma roll. Või on see lõpuks ka siis ettevõtjad ja ettevõtted, kes seda valu võib-olla kõige tugevamalt tunnevad. Et meie usume, et tegelikult see peab olema koostöö nende kõigi vahel ja kindlasti on IT-ettevõtted pikemalt juba panustanud oma algatustega. Ma tean, et kui Sten Tamkivi oli Skype'i Eesti juht, siis nad käivitasid mitmeid projekte ITL-iga koostöös, IT-akadeemia ja mitmeid asju, nii et tegelikult on ettevõtjad pikalt mõelnud selle teema peale, erinevaid initsiatiive alustanud, on räägitud valitsusega, et sellele teemale lisaraha saada, on selgitatud, et millised on selle valdkonna keskmised palgad, kuidas see toob riigile tagasi, kui see sektor kasvab ja kõike muud, nii et me näeme, et samm-sammult see teadmine erinevates osapooltes levib, aga lihtsalt mingi hetk me tundsime ka eelmine aasta, et võiks proovida midagi uut ja ega ülikoolides on sama küsimus, et selleks, et õpilaste arvu suurendada, siis traditsioonilise õppemudeli järgi peab seal olema rohkem õppejõude, keda me näeme, et nende pealekasv on samamoodi väike. Et siis me mõtlesime, et proovime uut moodi mudelit, vaatasime, et välismaal on osades riikides seda kasutatud ja see on siis platvormi põhine õpe ja otsustasime siis seda siis mitmete, isegi paarikümne ettevõtja toel käivitada. Ja peamiselt siis proovimegi lahendada siis seda talendipuudust. Proovime vaadata seda, et kui tavalistes koolides õppeprogrammi muutmine võib olla keerulisem, õppejõududel on oma materjalid välja töötatud ja kõik muu, kas platvormipõhises õppes oleks võimalik kiiremini reageerida turumuutustele või siis üldse võtta kasutusele lihtsalt uuem metoodika, mis juba oleks tänapäevasem. Ja kolmandaks ka see, et inimestega rääkides ikkagi see tänane haridus ei ole kõigile piisavalt kättesaadav, mis iganes need põhjused on, et see oli ka üks aspekt, mida me oma kooli siis disainimisel või kujundamisel arvesse võtsime.
Mis siis on see lahendus, mida me proovime Jõhvis teha? Ehk esiteks siis meie koolis ei ole õpetajaid, seal ei ole klassikalisi tunde ja seal ei ole ka sellist õppemaksu, mida õpilane peaks tasuma. Ja väga suur osa tegelikult või kogu see õppeprotsess on tegelikult probleemi lahendamise mõtestamine ja kodeerimise kaudu nende ülesannete lahendamine, mis siis tähendab seda, et kui te olete mänginud Angry Birdsi või mõnda muud tänapäevast mängu, siis see hakkab peale esimesest tasemest, kus sa pead tegema paar sammu ja jõuad mingi tulemuseni ja iga tasemega läheb see mäng keerulisemaks. Et meil on samamoodi, et esimene projekt, mis sa koolis teed, on suhteliselt lihtne ja siis kokku on samamoodi seal üle 20 erineva taseme või 20 projekti, mis sa pead siis lahendama ja need lähevad järjest keerulisemaks. Kasutame siis Prantsusmaal välja töötatud ühte metoodikat, mida on paarkümmend aastat seal arendatud ja selle sama metoodikaga koole on maailmas paarkümmend ja lõpetajaid on enam kui 40 000, nii ja mis see metoodikaga näitab, et väljalangevuse protsent keskmiselt nendes koolides on kuskil 10% ja tegelikult kooli lõpetajatest 100%, vähemalt nii, nagu me kuuleme, on saanud siis töö selles valdkonnas, mis nad on soovinud. Nii et tegelikult see mudel on välismaal ennast tõestanud, et me selles mõttes ei leiuta seda mingit jalgratast siin Eestis. Kes siis sinna kooli saavad, et sa peaksid olema vähemalt 18-aastane, aga tegelikult me näeme, et keskmine vanus, kes kandideerib, on tegelikult kõrgem. Võiksid olla siis keskkooli lõpetanud, aga samas see ei ole otseselt kriteerium, et tegelikult me diplomit sisse astudes ei küsi, vaid sisseastumisel ongi 2 loogika ja mälu ülesanded, mis on siis veebipõhised. Ja sa pead olema, kuna me ei ole täna ametlikult haridusasutus, vaid me oleme täiendkoolitus, siis ma ei tea, kas asutus, me oleme täna MTÜ vormis, et siis me ei saa välistudengitele õppeviisasid pakkuda, ehk siis meie kooli täna saavad tulla inimesed, kellel juba on Eestis elamise või olemise õigus. Et eks me tulevikus mõtleme, kas seda peaks laiendama. Siin on siis number või veidi statistikat, et kevadel, kui me avasime aprillis siis sisseastumiskatsed, tegelikult siis oma veebilehe, kus sai teste teha, siis tuli 3300 kandidaati ehk siis inimest, kes need testid ära tegid. Esimene test võttis aega umbes 5 minutit, mis oli siis mälutest ja teine siis loogikatest oli 1,5 tundi. Nii et ma arvan, et päris hulk inimesi võisid seda teha ka lihtsalt proovimiseks, et saada üldse aru, mis tüüpi asju seal koolis küsitakse. Ma tean, et ma ise ja minu lapsed seda proovisid, et see oli väga vahva harjutus ühiselt koos seda teha. Aga nagu te näete, et siis tegelikult nii vanusegruppide lõikes oli üsna noori, kui tegelikult oli ka vanemaid inimesi, meeste, naiste osakaal ja kõik muu. Nii et üldiselt me olime selle tulemusega rahul ja see ületas meie ootusi, et me alguses arvasime, et kui me saame 2000 kandidaati, siis see on hea. Saime esimesel aastal 3300, nii et tegelikult see näitas, et huvi selle vastu on. Ja see oli siis esimene etapp. Teine etapp oli siis see, et suvel me kutsusime 600 parimat nendest testitegijatest siis Sillamäele kohale ja tegime siis 2-3 nädalast sellist, me ise nimetame seda sprindiks, ehk siis 2 korda 300 inimest läbisid sprindi ja nad said selle 3 nädala jooksul siis testida koha peal koos siis teiste õpilastega, et mismoodi see õppemetoodika päriselt töötab. Ja siis nendest omakorda me valisime välja siis 215 parimat, kes siis võeti kooli vastu nüüd 13. septembril alustas siis meie esimene lend. Ja keskmine vanus siis 27, mis tegelikult näitab seda, et meil on päris hulk inimesi, kes ei tule otse peale gümnaasiumi, vaid tegelikult, kes on juba midagi õppinud, elus midagi proovinud ja siis on otsustanud, et okei, võib-olla see valdkond ei ole päris see, mis ma tahaksin teha ja tahaksid oma karjääri pöörata siis IT ja tarkvaraarenduse suunas. Ja nagu te siit näete ka, et 3/4 meie õppijatest on mehed ja veerand on naised.
et meie ootus on tegelikult, et murda natuke ka seda stereotüüpi, et tarkvaraarendajad ei pea olema kõik mehed. Tegelikult see minu hinnangul tarkvara arendamine on tegelikult nagu arvutitega rääkimine, et mõnes mõttes on see nagu uue võõrkeele õppimine ja tegelikult see sobiks minu hinnangul kõigile inimestele üsna hästi, et see ei pea olema mehed, et tegelikult kui me vaatame 60-ndaid Ameerikat või tegelikult ka Nõukogude Liitu, siis väga suur osa tolleaegsetest programmeerijatest olid naised, aga kuidagi vahepeal viimase paarikümne aastaga on see valdkond läinud mehisemaks, aga tegelikult me võiksime seda kõik ühiselt muuta ja julgustada rohkem ka tüdrukuid ja naisi selle valdkonnaga tegelema. Et seal on ju tegelikult vaja loogilist mõtlemist. Ja tegelikult siit üks aspekt veel, et miks me selle kooliga Jõhvi tegime, on just see, et me tahtsime selle piirkonna siis eluolu värskendada, tuua sinna rohkem kohale sellist iduettevõtluse või startupiliku mõttelaadi ja sest et Tallinnas, Tartus, kui ma räägin ise inimestega, siis väga paljud nendest saavad käia erinevatel häkatonidel, saavad käia üritustel, nad näevad, et nende lähedal elavad inimesed, kes startupides töötavad. Aga kui me räägime inimestega Ida-Eestis, siis seal kahjuks paratamatult tundub, et nende keskkond on niivõrd teistsugune, et nad ei näe väga sellist head väljundit ja nad ei tunne neid inimesi, kes IT-sektoris töötavad. Nii et see oli ka üks nagu olulisem põhjus, miks me tahtsime selle kooli just Ida-Eestisse teha, et nendele inimestele ka seda tuleviku lootust pakkuda ja miks mitte tegelikult sinna koha peale ka neid inimesi tööle jätta, mitte neid sealt kõiki ära tuua Tallinnasse või Tartusse, et tegelikult kui juba väike osa jääb sinna tööle, mõned teevad oma ettevõtte kontorit sinna, siis kõik see tegelikult võiks seda Ida-Eesti piirkonda siis arendada. Lühidalt ma juba rääkisin siis sellest, et me alustame selle 3-nädalase sprindiga, siis edasi õppetegevuse põhimoodul on umbes 1,5 aastat, selle käigus on ka üks osa praktikat ettevõtetes käimist ja siis edasi 6 kuud on spetsialiseerumise osa, kus siis õpilased saavad valida ise mingeid mooduleid lisaks siis sellele baaskoolitusele ja siis võiks välja tulla selline junior või kesktaseme tarkvaraarendaja, et meie hinnangul selle kooli läbimiseks on vaja teha umbes 4000 tundi tööd, et kui on ütlemine, et mingis asjas heaks saamiseks sa pead seda 10 000 tundi tegema, siis Jõhvi kooli edukaks läbimiseks sa pead kuskil 4000 tundi tegelema programmeerimisega, et eks te saate ise siis seda konteksti panna, et mis taseme tarkvaraarendajad nad võiksid olla. Ja need projektid tõesti algavad lihtsamatest, aga lähevad järjest keerulisemaks. Siin on siis näha teemad, mis sinna baasmoodulitesse kuuluvad, et alates siis klassikalisest programmeerimisest, süsteemi siis arhitektuurist, serveri teemadest, andmebaasidest, turvalisusest ja natukene ka graafilist disaini ja sellist üldisemat analüütikat süsteemidest arusaamist, nõuete kirjeldamist ja sinna kõrvale siis mõned lisamoodulid on juba valmis, aga tegelikult koostöös erinevate meie kooli toetajate ja teiste koostööpartneritega me plaanime neid lisamooduleid juurde teha, et näiteks fintech valdkonnas mingid spetsiifilised teemad, võib-olla kuidas fraadiga võidelda, võib-olla mingites muudes robootika valdkonnast mingeid asju, ehk siis see viimase 6 kuu jooksul saaksid siis õppijad valida endale spetsiifilisi lisamooduleid. Et see on siis ka osa programmist. Ja lisaks kõigele sellisele siis baaskursusele kindlasti me paneme rõhku ka sellele, et just neid muid väärtusi ja võib-olla mõttelaadi ka juurde tuua, sellepärast et tänapäeval ei piisa sellest, kui sa lihtsalt oskad programmeerida, aga sa võiksid tegelikult aru saada ka sellisest ettevõtja vaatest ja tiimis töötamise oskus, sellepärast et juba seal kohe esimestest projektidest saadik on soovitus, et sa, või mitte soovitus, et tegelikult isegi vajadus, et sa teed neid projekte tiimis, et jagate tiimis ülesanded ära, kui kellelgi on mingis aspektis tugevused, siis ta jagab seda, õpetate üksteist ja kõik muu, nii et see on oluline osa ja loomulikult ka üldine siis selline stressiga toimetulek ja vaimse tervisega seotud teemad, et väga palju ju kiiresti kasvavates ettevõtetes on tööpinge suur, et selgitada neid riske ja võtteid, kuidas siis seda pinget maandada
ja mõistlikult üldse siis töökeskkonnas hakkama saada, olgu sa siis ise ettevõtja või sa töötad siis mõnes kiiresti kasvavas ettevõttes. Meeskonnast meil on 2 tubli koolijuhti, kes siis juhivad kooli tandemina. Siis on meil Mart, kes on pikalt töötanud nii ettevõtluses kui ka ajujahi kaudu mentordanud paljusid noori ettevõtjaid, tema tegeleb meil partnersuhetega ja siis on koolis siis tehnilised, kuidas nad eesti keeles on, võib-olla mentorid või toetajad, et kui õpilastel on küsimusi, kuidas see platvorm töötab, kuidas mingeid asju teha, et siis nad aitavad kõikide tehniliste küsimustega ja me anname kõikidele õpilastele ka arvutit, kes seda soovivad, siis pakuvad ka selles osas tuge, nii et meil on üsna vahva selline eestlastest ja venelastest või vene taustaga noortest kombineeritud siis tiim. Kooli asutajatest on väga jälle erineva nurga alt on hulk ettevõtjaid, mina, Taavet, Marek, Rainer, siis on meil juurataustaga inimesed, PR-i taustaga ja kokkuvõttes ma arvan, et üsna jällegi selline mitmekesine tiim, kes jätkuvalt väga aktiivselt panustab, et ennem kooli algust me juba aasta-poolteist käisime koos, et kogu see projekt kokku kirjutada, teha riigiga koostööd ja saada riigi käest ka osaliselt siis rahastust. Meil on seal ka, ma ütlekski, et tegelikult see projekt on päris äge näide riigi ja erarahastuse koostööst, et täna on umbes 50-50, palju riik on pannud raha natukene alla 2 miljoni ja erarahastust on meil täna 1,5 miljonit, aga me töötame selle nimel, et veel kuskil 1 miljoni eraraha sinna juurde saada järgmise aasta-2 jooksul, nii et selles mõttes me oleme tänulikud, et riik nägi ka siin vajadust ja tuli appi meile. Ja jah, siin on näha meie esimene lend ja just seesama siis, et meie eesmärk ongi teha seda kooli õpilastega koos. Kooli esimesel päeval meil toimus selline häkaton või ideede arendamise viis, kus kõik õpilased, nad olid juba 3 nädalat siis käinud selles sprindis, neil oli mingi arusaam, mismoodi see õppemetoodika toimib ja siis me küsisime nende käest, et millised on need võimalikud riskid või mured või rõõmud, mis te siin koolis näete, kuidas seda kujundada, et ehk me teemegi seda üsna sellise iduettevõtte mentaliteediga, et me teeme seda esimest korda, õpilased teevad esimest korda ja me teeme seda dialoogis ja me anname neile üsna palju vabadust ise kujundada kõiki neid asju, et kas nad tahavad kujundada endale spordiringe, mängida korvpalli või teha mingit joogat, teha erinevaid asju, neil on juba töögrupid tekkinud näiteks, et kas on võimalik kooli kõrvalt natukene lisateenistust teenida, millised on platvormid, kus freelancerina oma teenust pakkuda, kõik sellised asjad, nii et kõik sellised tegevused on üsna julgustatud. Lisaks siis keeleõpped, erinevad muud teemad, et meil on seal tõesti väga-väga kirju seltskond alates tuletõrjujatest kuni siis psühholoogide ja inimesteni, kes on ülikoolis programmeerimist juba õppinud, aga kelle jaoks see tundus võib-olla liiga teoreetiline, kes tahtsid rohkem praktilist õpet, et nad on kõik seal sellises ägedas seltskonnas koos ja siis üksteist toetavad. Ja lisaks võib-olla veel infoks, et meil on kuskil 1/3 siis õpilasi, kes teevad seda kaugtööna täna, kellel ei ole võimalik kas pere või mingite muu asjaolude tõttu seal kohapeal ühiselamus elada. Ühiselamu on samamoodi tasuta, aga et siis, kes käivad seal kohapeal 1 või 2 nädalat kuus, aga 2/3 õpilastest siis on kohapeal täisajaga ja siis on täielikult keskendunud sellele õppimisele, nii et eks me saame näha, kuidas see kaugelt õppimine õnnestub, kas nende puhul see väljalangevus või koolis püsimine on piisavalt hea ja me suudame neid ikkagi seal hoida, nii et eks me saame sellest järgmisteks lendudeks siis õppetunde. Siin on siis mõned toetajad, mis oluline ongi see, et meil on üle 30 ettevõtja, kes on siis oma isikliku raha sinna pannud ja paarkümmend ettevõtet, kes näevad siis kogu selles koolimudelis ja kooliga koostöös lisaväärtust, nii et me oleme, nagu ma ütlesin, meil on jätkuvalt
ägeda kooli tegemiseks vaja ka lisaraha ja me oleme praegu arendamas mudelit, kuidas siis jõuda selle kooliga selliseks, et ta oleks ise majandava mudeliga ja üks mõte seal on see, et nagu ma ütlesin, siis me õpilaste käest esialgu mingit õppemaksu ei küsi, aga samas on seda kooli vaja kuidagi ülal pidada ja meie mõte on siis selles, et need õpilased või õppijad, kes lõpetavad ja need ettevõtted, kes neid tööle palkavad, nad võiksid maksta sellist värbamistasu koolile, mis võiks ilmselt jääda suurusjärku 3-3,5 eurot. Et kui te olete tarkvaraarendajaid palganud, siis te teate, et tegelikult tavaliselt need värbamistasud on 3, 4, 5, 6 kuu raha sõltuvalt või palk, sõltuvalt kust riigist või mis spetsialiteediga need inimesed on. Nii et turult tagasisidet küsides meile tundub, et see võiks olla üsna mõistlik, et hinnanguliselt võiks see jääda selline 1,5 kuni 2 kuu palga suurusjärku siis nende inimeste puhul. Ja mis siit tegelikult veel võib-olla teiste koolidega võrreldes kaasa tuleb, on see, et kogu see õppetulemus või see protsess on tegelikult meie platvormil näha, et kui sa saad ülikoolist diplomi, siis põhimõtteliselt on seal hinded, aga meie puhul on võimalik näha tegelikult üsna detailset raportit, et mis kiirusega õpilane õppis, kui pidevalt, kas tal olid vahepeal seal lüngad, mis moodulitel läksid paremini, nõrgemini, et tegelikult see värbaja saab üsna hea profiili, et kuidas see 4000 tundi seal koolis on veedetud. Ja meie hinnangul see võiks olla ka üks tegelikult tugevus või erinevus võib-olla sellest, kui sa tuled kuskilt muust koolist. Aga kindlasti me tahaks ka seda ütelda, et me ei konkureeri otseselt teiste koolidega, et me näeme, et me oleme lihtsalt üks teistmoodi alternatiiv, et Eesti ülikoolid teevad head tööd ja täna kuskil 1500 õpilast astub iga aasta ülikoolidesse, et IT-erialasid õppida, ehk siis meie oleme täna oma 200 esimese õppijaga siin väike lisandus, aga tegelikult see turg on väga-väga suur ja eriti, kui me just mõtleme seda ümberõppimise aspekti, ehk et kui on mingid valdkonnad, mida inimesed on oma karjääriks valinud, aga nad näevad, et see tegelikult täna ei too neile piisavalt hästi leiba lauale või nad tahaksid seda karjääri muuta, siis me näeme, et just meie võiks olla võib-olla selle nurga alt selline uutmoodi variant Eesti turul. Aga nagu ikka ettevõtjate puhul, siis me alustame väikselt, aga tegelikult meie ambitsioonid on palju suuremad. Nii et meie esimene lend on 200 õpilast, loodetavasti juba järgmine aasta me saame juurde võtta 400, ehk siis 200 õpib teisel õppeaastal ja 400 loodetavasti saame uut vastu võtta. Ja meie unistus on see, et võib-olla 10 aasta pärast me võiks jõuda 2000 õpilaseni ja siis tekitada neid koole palju rohkem erinevatesse Eesti linnadesse, aga miks mitte tegelikult minna ka välismaale ja seda metoodikat tegelikult mujal pakkuda, et võimalusi siin kindlasti on ja turul järjest rohkem nõudlust tarkvaraarendajate ja kogu selle valdkonna inimeste järele on palju, seda te ilmselt teate kõik ise, olles siin konverentsil täna. Aga kokkuvõttes minu poolt aitäh, ma loodan, et teil on äkki küsimusi. Aga igatahes meie oleme ettevõtjatena väga elevil kogu seda projekti tehes. Meie jaoks on see üks suur õppimise protsess ja nagu ma ütlesin, me oleme avatud erinevad tüüpi siis toetajatele. Need võivad olla rahalised, need võivad olla sisulised toetajad. Me ootame tegelikult ka mentoreid, sest paljud need inimesed otsivad endale täna kogenud selliseid tõesti mentoreid, kelle käest küsida, et kuidas mingeid asju teha või kas või kes võiks nendega korra kuus lõunal käia ja jagada õppetunde oma karjäärist, et kuidas teie kui IT-valdkonna või üldse mõne juhi karjäär on välja kujunenud ja mida nad võiksid noore inimesena sellest õppida. Nii et sellisele koostööle oleme avatud, et võtke meiega ühendust. Aitäh! Paar küsimust on tulnud. Tore. Mida teised Eesti koolid sellest projektist arvavad? Mis nad arvavad? Me oleme rääkinud erinevate ülikoolidega, kutseõppeasutustega. Kuna me oleme Ida-Virumaal, siis juba seal kohalike kutsekoolidega või mitte, ametikoolidega me teeme koostööd. Mitmed üritused on tulemas nendega koos. Ülikoolid ütlevad, et see on väga huvitav nurk, nad tahaks näha, kuidas see Eesti kontekstis toimib, kui ei ole õpetajaid, et mismoodi see õpe
õpe välja näeb ja kui siit tuleb midagi ägedat, nad on oodatud ka meile külla, meie õpilastega rääkima, nii et kui nad me suudame siit mingeid õppetunde saada, me oleme kindlasti valmis seda teiste koolidega jagama ja võib-olla keegi saab sealt midagi õppida, nii et üldiselt kõik on sedasi natuke ootusäreval seisukohal, osad küsivad, et äkki me võiks anda välja mikrokraade selle jaoks, et kui keegi pärast selle kooli lõpetamist tahaks minna ülikooli ja võib-olla saada päris diplomit, et kas ta saaks sealt üle seda kanda, nii et see on ka üks aspekt, mida me kaalume, et võib-olla seda selliselt kirjeldada, seda meie õppeprogrammi. Kas kool on puhas programmeerimine, ainult 1-2 keelt või õpetatakse seal opsüsteemide sisulisi osi ja funktsionaalsusi ka? Ta ikkagi on üsna lai, nagu ma näitasin, meie siis selles õppekavas on väga erinevad moodulid, nii et tõesti kasutatakse mitmeid erinevaid programmeerimiskeeli, mitmeid metoodikaid, siis alates tõesti nagu Linuxi baasteadmistest ja serveritest kuni siis turvalisuse andmebaaside ja kõikide teemadeni, nii et opsüsteemi osas ma kohe peast ei oska vastata, aga seda saame täpsem huvi korral järgi vaadata, et kas seda kajastab. Selge. Ja mul on ka selline, mina ei ole päris täpselt ikkagi aru saanud, kas sa seletaksid nüüd aeglaselt ja rahulikult minusugusele. Seal ei ole õpetajaid, eks? Ma olen nüüd selle kooli õpilane. Ma ärkan hommikul üles, mis ma teen? Kas ma lähen sinna majja? On maja, eks? Maja on nii, on mingi klass. Nii, ma istun sinna maha. Ma jään õpetajat ootama nüüd ja vaatan, ei tule, et mis ma siis teen? Sa põhimõtteliselt peaksid lahti võtma oma arvuti ja põhimõtteliselt nagu tavakoolis võib-olla me saame ütelda, et on näiteks e-kool või stuudium, kus on kirjas sinu tänase päeva ülesanded, siis meie puhul sa logid meie platvormile sisse ja siis ta näitab sulle, et kus maal sa siis oma õpirajal oled, mis projekt sul parasjagu käsil on, mis on selle projekti eesmärgid ja mis on selle projekti siis lõpetamise kriteeriumid. Ja kui sa oled selle projekti ära teinud, siis sa sisestad oma koodi sinna repositooriumisse ja siis teine tiim hakkab siis valideerima või kontrollima, et kas sinu sisestatud projekt vastab nendele kriteeriumitele ja vastupidi siis sina kontrollid nende projekti vastavalt kriteeriumitele, et toimub selline inimeselt inimesele siis kontroll ja et selline nagu õpe on, et mõnes mõttes selle teiste koodi või ülesannet läbi vaadates sa peaksid samamoodi tegelikult õppima ja hindama, et kas nad on selle projekti eesmärki täitnud või ei ole. Aga kui ma ei oska programmeerida, nüüd sa annad mulle selle ülesande, ütleb, pane palli hüppama, et mul on siis mingi materjal, mida ma tuhnin ja vaatan või guugeldan, lähen Stack Overflow'sse copy-paste ja valmis. Jah, mõned viited seal on, aga suures plaanis ikkagi tõesti sa peaksid oma tiimiliikmetega koos selle välja mõtlema, et kust ma selle materjali leian, kui ei ole ette antud, mis programmeerimiskeeles ma seda teen, kõiki neid asju ja nagu ma ütlesin, siis koolis tegelikult kogemus näitab, et on osad inimesed, kellel on rohkem programmeerimiskogemust, sa võid ka nende käest nõu küsida, nad saavad sind viidata, et selles mõttes see ongi selline grupiõpe, et ma ütleks, et meil on Boltis suhteliselt samamoodi, et kui meil tuleb mingi uus toode välja, et hakkame Bolt Foodi arendama, siis me paneme kokku 10 inimest, ütleme, et näed, siin on visioon, siin on eesmärgid ja mõnes mõttes need inimesed hakkavad samast positsioonist peale, et nad peavad välja mõtlema, et kuidas seda toodet teha ja seetõttu ma näengi, et sealt koolist tulevad inimesed võiksid olla täpselt sama mõttelaadiga, et sul on probleem, sa mõtled ise koos tiimiga välja, kuidas ma seda lahendama hakkan, et minu meelest tavaettevõtetes on seda, tänapäeval minu meelest suures osas töö nii käibki, et ega keegi ei ütle sulle ette, et näed, siin on kõik valmis tööriistad, et kasuta seda Lego ja seda programmeerimiskeelt, et mulle just tundub, et see viis niimoodi pidevalt arendada, see tegelikult oleks väga hea baas neile ka töö juures oma karjääri mõttes kogu aeg sama metoodikaga edasi areneda. Kui ma olen tuletõrjuja, siis kas isegi esimesel päeval ei ole mingit, et see on arvuti ja siin on arenduskeskkond või see on nurksulg või mitte midagi? Ei ole. Et selles mõttes, nagu me näeme maailma praktikas, siis 40 000 inimest on selle läbinud. Kuidagi. Jah, kuidagi. Nad on jõudnud selle tulemuseni nii, et järelikult inimesed saavad selle programmiga hakkama. Et me lähtume sellest samast põhimõttest, et viskame inimest vette ja siis nad õpivad ujuma. See on muidugi huvitav asi ja meil on aeg läbi, aga ma lihtsalt tahtsin jagada, et Andres Kütt on teinud Memcopy nimelist podcasti, kus ta on intervjueerinud Eesti IT-elu mõjutanud inimesi. Ja siis ta just hiljuti tõi välja, et valdavalt need inimesed ei suuda meenutada, kuidas nad õppisid programmeerima. Et lihtsalt ühel hetkel see nagu, ma ei tea, juhtus või et
et ei olnud ka samamoodi, et ei olnud õpetajad, keegi ei öelnud, et see on nurksulg, et ühel hetkel nad oskasid. Ja võib-olla tõesti selles on midagi, et kui juba nemad ära õppisid, siis 2000 tuletõrjujat ka õpib. Aga aitäh! Palun!